Esimese päeva õhtu on lõpuks käes ja kas on midagi mõnusamat kui see, et te saate lihtsalt ujuma minna õhtul, kui on õues on soe, taevas lastakse rakette, on mõnus elu või? See vesi on nagu vannivesi praegu. On jah? Nagu saunavesi. Ma panen ka ujukad jalga. Tule. Tulen, väga mõnus. Emme, kas Okonna oskad ujuda? Nii, meie esimene hommik. Kõige rõõmsam lapse nime see on? Teine. Esimene hommik No Sri Lankal. Esimene hommik siin ärgata. No, Lendu, sa oled unine veel või? Oled jah. Lapsed on neile korralikult päikest saanud, kuigi ma kreemitasin neid küll hoolega. Mina ise kreemitasin ennast. Nüüd on nii tubli, sest ta võttis süüa nii palju sai kõik ära ja lakkus puhtaks. Muidugi. Nii võtsin 8 nädalaks jälle rolleri, vaatan võrreldes eelmise korraga, nüüd meil on täiesti tutikas pill, mis on tegelikult väga tore, ühtegi kriimustust ega midagi siin peal pole. Lastele sain ka kiivrid, nii et see on super luks. Kell on saanud kusagil 11 praeguseks ja põhjus, miks me oleme täna siin, kus me oleme, on sellepärast, et mõtlesin, ma näitan teile ka, kuidas kohvi röstitakse. See on kohalik Sri Lanka kohvi, mis on 900 meetri kõrgusel ja siis see on Robusta. 1900 meetri kõrgusel on Arabica uba, mis kasvab. See on värskelt käsitsi korjatud, siia toodud ja siin see röstitakse ära. Ja üks põhjus, miks seda üldse nad teevad, oli sellepärast, et kohalik kohvikultuur on hästi nõrk. Sri Lankal ei ole väga head kohvikultuuri. Ja kohv, mis siin hotellis, mis mu selja taga on, Ferola hotellis, ei olnud just kiita. Ja mis siis hakkas saama, oligi see, et no näed, mees ise ka kohal. Et tuli leiutada mingi viis. Oli vaja ikkagi leida, kus saaks selle kohvijoa. Ja kus siis mitte, kui see kasvab siin samas, miks mitte ise röstida, kõik asjad ise ära teha. Aga nagu ma ütlesin, tuul on tõusnud, kell 10, kell 11 on see kõige parem aeg, kus see meretuul tuleb. Miks? Seda võib Remi ise seletada. Ja see nüüd on siis ise ehitatud röster ja siia sisse pannakse kohviuba. Sa võid tegelikult ise meile rääkida, Remi. Aha, siia lähevad siis kohvioad sisse, toored. Täna meil on Robusta oad. Ja Robusta masin. Kas see ongi niimoodi, et masin... kõik oad sa paned röstid eraldi, on ja Robusta läheb eraldi ja Arabica läheb eraldi ja see segunemine käib pärast, eks ole? Ja pärast ma siis panen õilased kokku, et saaks õige maitse, et olenevalt sellest rösti astmest oleneb ka see Robusta kogud, mis sinna Arabica sisse läheb. Ja gaasi pealt ta töötab? Tukki pealt kojamehe mootor peab ringi vana ratta ketti. Ja muud ei olegi, peab tule alla ja 20 minutit taimine käima ja siis vahetus välja tuleb. Kõige tähtsam küsimus on, kas seadme ehitasid ise või lasid ehitada? Siin on kohalik ärimees, kohalik keevitas minu joomise järgi. Aha, väga äge. Ja ma mõtlen ise kaasa. Nagu kojamehe mootorid ikka on 2 kiirusega. Natuke loopida neid vahepeal, et natuke lõhuks seda kesta ümbert lahti. Mina omalt poolt ütlen, et siin on juba seda lõhna tunda, röst toimib ilusti ja ka 5 minutit läheb veel, nii et siis me näeme, siin peaks hakkama midagi juba täitsa muutuma. Esimesed kaugud käivad. Teie inimesed seda ei tunne, aga ma ütlen tõesti, see on siuke popcorni kärsa lõhn juba ja mehed ütles, et alguses nad natuke kartsid seda, aga seda ei tohi karta, et see ongi siin väga oluline osa veel. Aga nagu näha, peab jälgima ja mis põhiline, see ei ole ühe inimese töö, sest terve aeg ma vaatan, Raul on ka siin kõrval seisnud tähtsa näoga ja valvanud kogu protsessi. Juriidiline tugi. Kuule. Ja nüüd raksub, jah? Nüüd on õige aeg. Nii, siin peab kätte. Leek maa.
ma panen selle otsa sinna tuulutusse. Suurelt sadi on lennud ka. lahti väikse manuaalse loopimisega. Järgmine kord, kui sa tuled siis Ferola hotelli kohvi jooma, tellid endale kohvi, siis sa tead, nüüd sa siis tead, kus see kohviuba tuleb. See tehakse siin samas käsitööna koha peal. Nii et naudi seda tassitäit, see on puhas käsitöö siin. Vaadake, palju seda meil siin on. See on... Kurat, ma arvan, sul on päris äge tunne olla tegelikult niimoodi ise, et kõik need nullist teinud siin. Me saame nüüd siin Sri Lanka haigla kogemuse, sest et lendel kõrvad valutavad ja me tulime erakorralisse ja loodame mingit rohtu saada. Istusime maha siia. Nagu te niimoodi. Siis on valus või? Jaa. No pole hullu, arst annab meile rohtu kohe. See on, pean ütlema, väga huvitav kogemus. Pole praegu taipasin võtnud lende dokumentigi kaasa öeldi, et sellise on savi. Et siis meid pandi kuskile koridori istuma, öeldi, et oodake. See on nii, et natuke siuke ajas tagasi läinud tunne on küll. Kas sul on ikka valus või? Jaa. Siit jah. Tulime Clipconi vaatama, nagu näha, seltskond on mega suur. Ja me nüüd ootame, kuni need Clipconad üles leitakse. Tuli siia öelma tere. Tuli ütlema tere, jah? Näe, tuleb meie juurde. Ära karda, Lendu. Ta on väga sõbralik. Ära narrid. Lapsed, minge sinna poole. Oi, ta piilub. No, tahab ära minna, mis hakkas iga meiega. Mari leidis Krabby. See on Mr. Krabs, guys. Nii nunnu. Oi. Okei, laseme ta nüüd. Ma saan nüüd korra vette minna. Jaa. No kuidas on siis India ookeanis ulpida? Siin on päris suured lained. Siin on päris suured lained, on ju? Viivad ära teid? Eesti rand on veel parem. Eesti rand on parem. Jaa. Raul näitas mulle midagi väga huvitavat, sest ta näitas mulle baraani. Ja ta on meil siin enda hoovis. Ja minu ainus küsimus on see, et kas keegi... okei. Ja ühesõnaga, ainus küsimus oli mul, et kas keegi on mõne selle kinni ka püüdnud. Ja ei ole, siis ma kohe püüan. Äkki läks sinna tuppa? Ei.
oleks tahtnud sulle võtta pilti teha. Päev on meil nii kaugele arenenud, et Remi hakkasid pitsad haiget tegema, mis on lõbus. Väga-väga lõbus. Selline see elu meil siin on. Miks ta võib paneeli kuppida teha? isegi kaaki süüa sai huvita. Pole siin mingit kuulda. Vaadata võib, jaa. Me tulime Villa Werneri. Magustoit meil oli või? Muidugi istu, kus sa tahad. Küüritud banaaniga. Mm. Hästi hea, küüritud No, vot. banaan ja jäätis. Tahad ka banaani ja jäätist või? Maasik. Nüüd on õhtune lõbu jälle siin. Tulime Villa Werneri padeliplatsile. Hakkame sporti tegema, nii et mul on selle üle ainult hea meel. Meil on, käib suuremat sorti kogunemine siin sellepärast, et me teeme midagi eriti ägedat nüüd kohe. Kuna õues on nii palav, vastu saab võidelda ainult ühte moodi. Palavuse vastu saab võidelda jääga. Ja Werneril oli see siuke äge mõte, et meil tuuakse siia suured jääkuubikud nüüd kohe. Ja siis me teeme väikse ice party. Päris head kuubikud, jah? Niisama neid kätte ei võta päris liiga libe. Täna kivid. 2 towels for 1 piece, no? suur jäätuba. Kuule, siit saab libistada juba ju. Nii. Kuidas on? Äge või? See on nagu ujumisründasega jääs. Väga-väga. Väga mintel, vaata, sa põhja põletik ei saa. On küll jah. Aga noh. Rõngas lendule. Tal ei lähe kõrva. Külm või? jalgad alla panema selle. emme minu. Vaataks sa pead ära. Me tulime täna vaatama, kuidas lastakse väikesed kilpkonnapojad kõik. Ära seal pusserda, on ju. Kuidas väiksed kilpkonnad kõik lastakse vette. Vaadake, kui palju neid siin tegelikult on. Munad on siia kõik maha maetud, need on ilusti võrgu all, et oleks kaitstud. siin on isegi lahti. Ja kui nad vooruvad, siis lastakse nad vette õhtu pimeduses. Nagu nii saame kätte võtta või, arvad? Lubati ka või? Jaa, me saime, aga no suht ruttu ta nagu tegutsesite ka väga siin poseerimisega. Ma näen jah, on tõesti üks muna. Aga mis siin ikka poseerida, see on rohkem siuke... Jaa. Anna minna. Olemas. Et see muna oleks väike. No näete ka midagi, lapsed või? sellised kilpmood. Jaa. See on hästi väike. Ma üks lenda lihtsalt mõtiskleb ja mõtiskleb, kas võtta või mitte võtta. Ja ikka läheb võtma, tubli. Julgelt lende, saad kätte küll. Ära karda üldse. Sa peaaegu võtsid juba ju. Martal on enda väike kilpkonn käe peal. Oi, kui armasta sul on. Nüüd ole niimoodi paisjab. Ja vaadake, kui palju veid on. Pane tagasi. Ei saa üldse nagu hästi sust videot teha. Võta korra roolda uuesti. Kurb asi on muidugi see, et looduses jääb neist sellest, ootame, kui need 100 tükki on seal ämbris, siis jääb võib-olla 1-2 ellu. Ja praegu, kui nüüd on 100 tükki ja neid hoitakse siin ja proovitakse ise nagu loodusesse lasta, siis selline 8% jääb neid ellu. Nii et kujutad ette 100 kilpkonnast, kes siia peaks minema, ainult 8 tükki kasvavad suureks. Kui kasvavad? Kävimme juurde minna. Äkki on
mulle meeldib see, kuidas sellisest asjast on nii paljudel inimestel rõõmu siin rannal. Jõudsin nüüd lennujaama oma sõpradele vastu, kes kõik Eestist tulevad, kell on 5:30. Nad peaksid kohe hakkama maanduma ka, nii et vaatame. Siis on alati minust väga hea tunne, kui on üks tuttav nägu vastas, kes on tervitamas, kui sa oled elus esimest korda Sri Lankal. Täna on suurepärane päev, kus saabub meie pere ja sõbrad. Märten kirjutas kohal, aga mina ei näe mitte kedagi, kes oleks kohal. Mis alatud valed? Mis alatud valed need sellised on? Lootsin juba siin. Lootsin rõõmustada, aga hoopis kurvastan, sest Märten on valetaja. Tegelikult äkki nüüd ütlesid enne hotelli või? I don't know. Okei, nüüd ma kuulen hääli. Issand, ma surnuks kukkunud. Ma kuulen. Rahvas saabus või? Ma olen kohe lükkan kaamera näkku. Hello, hello! Kauge kandi rahvas. Ma tõin Riki siia Shady Lane'i ja see on ta elu esimene... Mis asi sa võtsid üldse? Matcha iced latte. Matcha iced latte, jah. Aga ma ütlen ausalt, see koht on üks kõige ägedamaid kohti, kus ma käinud olen. Siin, kui ma olen siia sattunud. See on väga selline hästi noorusliku vaibiga. Ma tunnen, enamus inimesi on siin noored. Algorusel on ka veel chill. Ja see on lihtsalt fully packed praegu. See on inimesi täis täielikult. Juhtus nüüd siuke lugu, et me tulime Secret Beach'i otsima. Ma arvan, et me panime sellest otsast mööda. Aga mul on väga hea meel, sest ma näitan teile midagi, mida te tõenäoliselt näinud ei ole. Me tulime kalavaatide sadamasse. Ja no siin on neid nii palju ja siin haiseb loomulikult. Aga see on üks väga siuke huvitav. Oi, üks koer tuleb. Läheb ära. Aga no vaadake seda värvi merd siin. Me loomulikult leidsime selle kuradi Secret Beach'i nüüd üles, aga ütlen, ime pole sinna väga inimesed ei lähe, siis see on kuradi teekond oma ette, ütlen. Oh. Vaadake maljule toodi. Salad and rice. This smaller fish. Okay, which is better? Ta ei ole kunagi kala söönud, kallis, ära küsida. Täna on hommik, ma olen ainukene, kes on üleval. Me läheme elevant. Nüüd sa oled kallis küll, jah. Tõesti, paranda, tee ilusam valgus. No. Ühesõnaga, ma proovin inimesed üles saada, me läheme elevanti vaatama täna. Ja siis ma olen siin järjest uksi läbi käinud ja siis ma vaatasin, et Rikit ei ole. Riki käis meil öösel peol, öösel Dr. House'is, mis ta ütles, et ülikõva pidu oli, leidis igast ägedaid sõpru ja tuttavaid endale. Aga siis mulle öeldi, et pole hullu midagi, et üks magab teil seal. Et üks pidime siin väliköögis magama. Kes see muu on siis, kui Riki?
minge jah. täna on meil väljasõit siis elevante vaatama ja toitma ja siis me läheme samuti linnufarmi, kus me saame lindu saada. Hello. Yes. Ja meil on võetud selline vahva suur buss. Okei, couple of people still missing. Two coming. Vot, meil on selline suur buss. Täna olen mina teie giid. Tere tulemast Sri Lankale. Endisest Nõukogude Liidust on kõik kohal. Jah, ma zoomisin ainult Tiina ja Müü peale. Hurraa! Jah. Laindisi pätt. Noh, tagasi juurte juures või? Lirdi kaameraga. Lirdi. Väga hea. Oi! Kas nüüd ma võin ka teha? Nüüd me jõudsime linnuparki ja meil on siin terve kaader ootavad, et saaks lindu näha. Ma tahan neid kätte võtta niimoodi. Thank you. Olles ise kanapidaja, siis mul tekkis kohe küsimus, et miks nad teda vihkavad, ta oleks nagu ära nukitud. Malju arvas, et ta on sulgemisaeg, aga Vaata chill guy. ei ole ju kallikene, vaata teised on karvased ja tema on täiesti ära nukitud. Vaata, kus ta kael käib. Ma ei tea, vaatame. Mul ei ole neile midagi andagi, aga nad lihtsalt tulevad ja lendavad mu peale niimoodi. Mis on, ma ütlen, üliäge, nad on nii armsad. On mõnus tunne või? Üks ammustab mulle. Sa söödad neid sihkadega või? Jaa, ta andis mulle sihkad. Jah. Emme, vaata. Jah. Nii mõnus. Tule siia. Vaata, näksib niisama. Nii, on äge või? Ära mind Heia! Ma kaitsesin sind, sest on ammu. Minu aus hinnang on nüüd see, et pole mõtet minna vaatama neid elevante, aga see linnupark oli tegelikult päris kihvt ja eriti selle hea elamuse jättiski see, et kui sa said neid linnukesi reaalselt seal katsuda ka, kui nad tulid su peale sööma. Aga nüüd ei ole muud kui palavuse käest tagasi bussi peitu ja sõidame tagasi hotelli. Et mis see kell on, mis iganes ta on, aga lähme. Nii, täna ma avasin spa, see on uuendanud päris palju. Esimest korda mul oli väga vähe asju. Esimest korda oli eile siis, jah? Ei, ja siis mul oli väga vähe asju. Seile ma sain natuke rohkem asju. Siis ma sain veel rohkem asju ja täna ma sain palju rohkem asju. Aga mis su spaas teha saab siis? Siin saab teha nii, et ma panen külma vett alla näkku ja siis siis on väga palav, siis ma saan teda nägu jahutada. Pea paned siia padja peale, mille Marta tegi. Ja kui see väga märjaks läheb, siis saab uue leiri panna. Seal on väga palju rätikuid. Üks sinine, seda ma saan panna üks samasugune värk ka sükene. Ja siis
mul on see, et maksta. Niimoodi pead tegema. Niimoodi, et paned. Aga palju spa maksab? Kui sa oled vaene, siis see võib olla 0. Kui sa oled rikas, siis see võib olla 10 või 1 euro või 5 euro või 1 sent või 5 senti või 10 senti. Ühesõnaga ise saab valida. Ja näed, kõik päiksekaitse on esindatud. Koos pintsliga pannakse näkku. See on kõige parem salong ja meie oleme siin veel 2 nädalat. Et siis tulge kohe Sri Lankale, tulge siia kohta ja siis ma teen. Ja Märten tuleb sinuga. No nii, 1, 2, 3 ja hüppe! Ma pean ütlema, et kui te tuletegi siia Sri Lankale, siis see Mirissa Secret Beach, kus me praegu oleme, see on mega äge koht. Võib-olla mitte iga päev tulemiseks, aga see, kui sa tuleksid näiteks 1 päevaks siia, siis see on super. Ja siin on siuke väike sopikene, kus lipp lehvib, kus kõik lihtsalt pikutavad. Tal on ka inimuuled nagu Miilal. Mis asja? Tal on inimuuled nagu Miilal. Martal on nii palju rõõmu, nii palju mehi on ümberringi, kes kõik viitsivad taga tegeleda. Muidu ära nüüd kallis. Love you! Ma nüüd seda krabi. Alguses ma ju... Oi! Keegi jätasid maha. No oi, aga pärast pane tagasi sinna vee juurde, on ju. Oi. Marta, ta on 4 korda kukkunud juba. No nüüd on lõpuks käes pühapäev. Kui eile olime Secret Beachil, siis täna tulime vanasse heasse Kai Beach Clubi. Hämmastaval kombel on siin täna nii palju vabu toole. Saime kõigile lambist kohad. Siin saab surfata, siin saab ujuda, siin saab basseinis käia, siin saab süüa, siin on restod, baarid, värgid, särgid. Ja siin on imehea Pornstar Martini. Aga mul juhtus nädi lugu, ma unustasin oma telefoni koju. Oh. Nii. Tassivad mitmekesi. Mina tassin üksinda. Kuigi mul otse tugev mees. Nii. Ja sõidub. Jaa. Mart, tuleb. Ja täna jälle meile toodi jääd, sest et nii palav on. Jaa, kes vaata, pane käed korra vee sisse, siis on kohe suhe ja nüüd pane tagasi. Ma olen juba nippa. Kuidas kommenteerite? Vägev. Äkki mina lakun oma jääd. Ära laku oma jääd, palun. Lakkuda ei tohi. Sellepärast ma kelarikke kutsub, siis hakkab kohe näksutama seda. Ma vlogin ennast. Pean sind vlogima. See
siin olnud vist 2 nädalat. pean ütlema, et ma ei mäleta enam meie elu kodus. Kogu aeg, üks asi on see, et mulle väga meeldib nagu reisida ja mulle väga meeldib Sri Lanka, aga mul on nagu see asi, et ma nagu ei tööta, kui ma olen kuumas keskkonnas, et ma olen nagu kogu aeg sihuke natuke uimas, natuke mul on palav, natuke väsinud, et mingid travel blogger ma ei suudaks olla lihtsalt, sest ma ei suuda ega viitsi midagi teha, aga nüüd meil mingi päev on veel plaanis paadiga minna kuhugi, ma ei tea, mu ema orgunistada. Aga praegu me oleme söömas ja see on vist koht, kus me oleme kõige rohkem käinud, see on see 360 Madha, selle osa on see tegelikult. Green Grove on siia kirjutatud, aga see ei ole tegelikult Green Grove, sest see on sealpool, vaata, me pärast näitame seda silti. Ja me tellime koju kaasa süüa. Jah. 20 minutes. 20 minutes, okei. Paistab, et on hästi palju näitame sellist külaelu, turisti piirkonna elu, eks ole, siis tegelikult need toidupoed, nagu te näete, on nagu täiesti tavaline toidupood. Nagu selline kuupilaadne, ma ütleksin, kui sa lähed kuskilt, siin on kõik asjad olemas, mis sul vaja on, siin on... Samas kuupis näiteks sükest asja ei leia, mul ei ole nagu green apple. Ja. See ei ole green apple, jah. Laste jaoks on kõige keerulisem osa see, et miski ei ole nagu tuttav. Ja siin on väga paljud asjad on üsna vürtsikad. Aga mõtlen, võime ju võtta neid ja proovida, et äkki need võivad ju täitsa okeid olla, nagu viineri kirjutas. Me jõudsime vahepeal poes ära käia, viisime asjad koju, siis tulime tagasi ja nad juba näitasid siin ukse peal, et ja kõik on valmis, et võite maha istuda. Ma ütlesin ainult 14 korda, et me tahame su kausada. Oleme ikka veel siin, nüüd on vist 15 minutit reaalselt mööda läinud, kui nad ütlesid 90% täpselt see on. Ja nagu Malja ütles, et ei, no ta lähevad proovib, aga ta on 90%. Ta saab 90% aru lihtsalt. Jah. Aga me vaatame vett vähemalt. Jah. Meri on ilus vähemalt. Ooken. Õues on 30 kraadi ja ma olen pusaga, sest I love it, mul meeldib, kui mul soe on. Coming. Surd, et kui ma iga 5 minuti tagant ühe siukse klippi teen, siis teil see vlog on lõpuks tund aega meid räntimas, et kuradi, millal toit tuleb. Muidu võiks öelda, et manjana, naudi, kõik on ilus ja äge. Aga kui sa oled ütelnud mulle, et see toit on valmis ja siis sa kaod 15 minutiks ära, siis nagu shut the fuck up. Või siis ütle kohe, et läheb tund aega, davai, me oleme minema, tuleme tagasi tunni aja pärast. Jaa. Ma ei taha enam siin olla. Lähen minema või? Ma olen vihased. Ma tean. Kallikad on meil jälle köögis. Tema ei saa ilma tai toiduta elada, nii et otsustas papaia salatit meil siin teha. Eks ma annan endast parima. Ja vaatame poest osta või? No. Kokat. Jah. Peab siis õlut jooma hakkama. Papaia salaati pealt märki, et vaatan, et ma olen mind ka tööle. Märten on proud boyfriend. Ja siis Kristina on siin porgand käes. Ma ei vaata pealt, ma teen ju. Teed ka süüa või? Tegin porgandi riivisi. Mitu jooksu täna sees on? Ei, teed full just. Lütub. Ühesõnaga, Vaata, Sinder tahab juba sulada. Nii palav siin. Normi fotograafiat tegid, vaata. Käsi. Jah. Väga ilus. Unustas. Nii. Kas te minust sellist pilti ei teinud? Ma ei tea, jah. Mida sul ei ole Seda jah? Mõlemad tüdrukud meil ilusti köögis. Mina olen Usin Rosin Rosin teeb porgandit.
teine uhmerdab. siis ma õpin ka selle ära tegema, sest mulle väga maitses see. Eestis on ainult radi asi, et seda papaiat pole niimoodi saada. No kust te saate üldse? No mul ükskord juhtus Prismas, see on lihtsalt toore papaia. Aga sa pead kohe tegema, kui sa näed, et ta on täna toores, hommik enam ei ole. Nii et täna ühesõnaga tuleb siis õige asi või? No proovime, ega ma ju kunagi ei tea, aga ma annan endast parima. Kõige tähtsam on nüüd kohe tõe hetk, kui me selle papaia lahti lõikame. Kõva ta on igatahes. No ütle nii, et on roosa. Aga me saame hakkama. Ta ei ole lihtsalt nii kõva, aga no see porgand on. Salatikool, jah. Sulle meeldib ka banaanileib? Vaikite? Ja hakkabki valmis saama, jah? Viimane lift. Jälle seda teinud, et ma olen chillit lõiganud otsa esist ja kõike kasutanud. Siis ma soovitan minna, kodustage kohe otse bussi ja Hea meel, et me lähme jälle padelit mängima. Siin hotellis on, no tere, sõbrad. Meil on hotellis uued inimesed ja nad tahtsid täna mängida. Neil ei olnud mängupartnereid, aga meie need saame olema, nii et Ivari tuleb, Müü tuleb, mina olen. Olen teile varem sellest rääkinud ka, aga see siin on kohalik õnnepalee. Siia tulevad inimesed abielluma, siin tehakse pulmapilte ilusaid ja see on selline nii-öelda üks väga-väga uhke hoone. Ja väga tihti ongi siin see, et kui on mingid laulatused asjad, siis nad tulevad lihtsalt siia pilte tegema. Või siis käivad näiteks Verola hotellis samamoodi pilte tegemas. Korralikult päris spordimeestel ja minusugustel ka, aga see oli päris hea lõpp reisile siin, kes ära lähevad, et saime natuke sporti ka teha koos. Ja ma ütlen ausalt, on äge mängida padelit, pole midagi teha. Oleks Eestis ka sats, kellega mängida, siis oleks toredam, aga keegi ei taha tulla ju, raiped. Päevitavad praegu basseinis, aga me tulime Pelluga Matara kesklinna. Ma mõtlesin, ma näitan talle paari templit, näitan talle üldse, milline see vibe siin tegelikult on. Milline see liiklus siin on. Sellepärast, et kui sa oled kuskil rannaäärsel ala, siis seal ongi kõik nagu hästi rahulik, hästi vaikne, aga siin näeb natuke seda päris elu ka, mis on tegelikult väga lõbus ja oluline osa sellest, kui sa käid välisriikides. Ma ei tee pattu siin praegu, aga Isabel ütles ka, et siin on nagu meeletult rahulik vibe. Ja siin tõesti on rahulik vibe, ma ütlen selline hingel hakkab kergem. Ma ei tea, kas on indud ja 1000 jumala pärast, kes siin meie üle valvavad või lihtsalt see akustika ja hoone ise on selline, aga see tõesti on väga rahulik. Veel ütlevad, et kunagi, kui need mungad selle koha siia ehitasid, siis asukohaga nad on ka täppi pannud, sellepärast, et see näeb kõik super äge siin välja.